kolm asja, mida isa on mulle õpetanud või eluks kaasa andnud, on ehitamine, et tänu temale ma oskan katust paigaldada, kindlasti söögi tegemine ja ma arvan, et ka diivani peal lebotamine on tänu isale väga selgeks saanud. Mu isa on mu suur eeskuju, et kindlasti sihikindlus, kui midagi ette võtad, et siis see lõpuni teha. Teiseks, kui midagi teha, siis teha korralikult, muidu ei ole mõtet. Ja kolmandaks, teha kõike südamega. Mina olen oma isalt seda õppinud, et asju võib teha ka tasatargu. Ta on õpetanud mind linde vaatama ja ära tundma. Sööb alati lõpuni ära. Et prügi tuleb alati õigel ajal välja viia. Ausus on kõige olulisem, alati tuleb ausaks jääda. Tõesti, et valel on lühikesed jalad. Ma olen alati tundnud, et mu isa on selline kriisiinimene, et temal lähevad kuidagi kõik kruvid ja poldid keeravad täpselt õigestesse kohtadesse siis, kui on kriis majas. Kui ma olin vist 6 või 7 või 8 aastane, me käisime isaga Leningradis ja seal müüdi teistmoodi jäätised kui Eestis. Ja isa ei jõudnud ära imestada, kui palju ma ostan, kui palju saab üks väike laps jäätised süüa. See tuleb iga kord mul põhimõtteliselt meelde, kui ma näen kuskil jäätist. Mul oli selline jalgratas, millel olid abirattad veel küljes ja siis ma sõitsin ümber sellise haljasala ja isa ütles, et nüüd on küll Kristi aeg käes nii kaugel, et nüüd võtame need abirattad ära ja siis mul oli nii suur eneseületamise ja vaprushetk ja see on, ma arvan, üks esimesi minu mälestusi, mis mul üldse on ja isaga seoses ka. Jõuluõhtul, kui jagati kingitusi, siis tema harutas alati kõik kingituse paelad lahti. Ma tookord ei saanud sellest midagi aru või miks ta seda teeb, et mina ise olin väga innukas kingitusi avama. Aga täna ma saan väga hästi aru, et see kõneles ka midagi tema üldisest iseloomust ja ainult äärmisel juhul võttis ta käärid appi. Ehk siis kingipaela lahti arutamine andis mulle sõnumi, kuidas lahendada probleeme elus.